Tere hommikust, täna on 2. september, tasa, kohe saate õue. Ja teeme hommikuringi ära, laseme pardid, kanad, tüübid õue kõik. Nagu te kuulete, siis nad ootavad väga, nii et pardid kõigepealt välja, siis saame võib-olla edasi rääkida. Nii, pardida need kõik tüübid, kes siin aias on, said lahti. Lähme laseme nüüd kanade majast lahti ja siis hakkame rääkima, mis tänane plaan on siis. 2 asja tuleb teha täna. Kanad! Muidugi on kõigil rõõmu, kui palju kanad tulevad jooma hommikul esimese asjana ja muidugi partidel on rõõmu meeletud, sellepärast et tiik ajab üle, vaata kuna meil sajab nii palju praegu, tiik ajab üle, vett on igal pool palju. No muidugi nad on väga rõõmsad, et nad said aiast välja, sest vihmast ilmadega ei saa, aga ilm on olnud paar päeva ilus nüüd. Tuuline, aga ilus ja nad on happy'd. Ilm on ilus, aga õues on täiesti jahe kohe, nagu täitsa jahe. Aga esimene töö on niisugune natukene nilbemat sorti taas, aga tõelise maaelu juurde käiv, nii et täna tapame ära ühe jäära, et on aeg hakata neid ka vaikselt potti panema. Ega seal ei olegi muud, seal tükeldan ta kohe seal rippudes ära ka ja läheb hakklihaks, et see jäär läheb siis puhtalt hakklihaks ja selle kõigepealt teeme ära. Teate, see maaelu juures see tapupäev ja see tapmine ei ole nagu minu nagu meelistegevusi, et see ei ole nagu see, et hommikul tõusen üles, et on hea päev, et täna tapame lammast, et aga see on töö, millega ma saan hakkama. Ilma selle oskuseta maal nagu elada, nagu ma ei saa aru, nagu mida me just taga ajame, et oma toit siiski ja selle töö juurde käib siis selle elu juurde käib siis see töö ka, nii et lammas on surnud, lähme veame ta siis sinna, kus me hakkame nülgima ja lähme edasi. Nii, esimene asi, siis mina teen puhtaks jalad siit kohast, kus see rippu läheb. Et kuna see läheb hakklihaks, siis nagu need kondikoha puhtused tegelikult ei ole nii olulised, aga teeme siiski hästi, nii hästi kui oskame. Et kõigepealt jala ümber puhtaks. Nuga tahaks teritamist, muidugi. Nii, siit läheb siis see üles riputamise kaadervärk läbi, ma ei tea, mis selle nimi on ausalt öelda. Teine jalg ka puhtaks, et see siis on kevadine jäär, kevadine tall, noor loom, et liha on hea, mõnus, pehme, et jäärad kindlasti ei jää üle talve, et neid ei ole vaja. Ja lambad on siiski meile lihaloomad, et villa väga enam ei hinnata kahjuks, et vill visatakse tavaliselt kõik minema lökkesse, et kui niidetakse, aga seda looma pole kunagi niidetud selles mõttes, et ta on nii noor, kevadine tall, et niitmine läheb alles, läheks siis nendele loomadele, kes
kevadel on üle talve läinud. Nii, ja teine jalg. Paneme nüüd siit selle konksu läbi. Paneme siis lamba rippu. Ja nüüd nii ongi. Ja nüüd tõmbame ülesse. Nii, lamba tapmisest ja nülgimisest mul tegelikult on ju terve video ka. Võib-olla mitte nii pädev kui osad ootavad, aga nii hästi kui mina oskan, sest tegelikult mina olen siuke ise hakanud maalaps, ise teinud seda ja ise leiutanud, ise uurinud. Ehk siis tegelikult võib olla palju paremaid meetode, aga ma leian, et minu jaoks nii toimib ja ma olen nagu selles mõttes rahul. Et esimene asi, ma hakkan ülevalt pihta. Väga hea sitke nahaga loom. Et kui te suudate siis lõigata naha võimalikult auguvaba, siis on hea ära parkida. Puhtalt enda rõõmuks tegelikult ka selles mõttes, et ega see parkimine on ikka kallis lõbu Eestis. Et noh, sellel peab olema siis mingi see väärtus, et see on oma lammas ja siis lasin parkida, sest ise parkida on selline ikka väga rets töö. Et ühekordselt seda pole nagu mõtet väga teha. Et mina seda nahka ei pargi, sest ma ei ole ausalt öelda väga lambanaha fänn. Et selles mõttes, et panna lambanahk kuskil istme peale või et see on selline võib linet öelda, aga mulle ei meeldi see lambanaha värk. Käisin eile ka Savikojas, tegin ära need tassid, mis ma treisin, panin sangad külge, natuke kaunistasin ära, kuna gaasipõletus tuli väga ilus minu hinnangul ja ma olin nagu väga rahul ja see elus leegpõletus on ikkagi see minu teema, siis ma arvan, et need tassid lähevad ka gaasijahju kindlasti. Ma kohati tunnen, et minu jaoks see turistikauba tegemine või selline, et see aeg on nagu läbi, et ma ei tunne, et rõõmu sellest ja see on praktilises mõttes, see oli väga hea aeg selles mõttes, et nüüd ma tänu sellele, et ma tootsingi niisugust toodet, mis võiks inimestele meeldida, niisugust seeria tootmist täiesti julmalt, et see andis meeletu kogemuse ja see tegi ka muidugi käelisoskuse väga tugevaks, et mul oli päevi, kus ma treisin 100 tassi naksti lihtsalt niinimetatud turistikaupa, aga see nagu ei anna hingele midagi, see annab ainult sellele, et noh, see on nagu massitöö tootmine, aga see ei olnud nagu äge või noh, oli ka igal asjal oma aeg ja see andis meeletu oskuse käeliselt ja nüüd mul on see aeg, ma tunnen, et ma saan teha nagu seda, mis mulle täpselt meeldib ja kui inimestele meeldib, siis nad ostavad ja ma ei aja taga seda suurt massi, vaid pigem nagu naudin protsessi, naudin seda põletust ja kõike, mis selle juurde kuulub, ehk siis teen seda nagu enda jaoks rohkem ja see on äge. Kõige tüütum koht on nüüd siis see teiseks, ma ei tea, ma olen vist mitu korda öelnud, et mis on kõige tüütum koht, aga see on ka selline alati nende esijalgade, eriti kui ei ole seda palju teinud, nende esijalgade üles otsimist, sest on alati keeruline. Ma ei tea, kas keeruline, aga aega nõude valguses.
aga kui te olete seda rohkem teinud juba, siis see nagu teada oodata neid, kus nad tulema peavad. Ja siis on nagu kuidagi lihtsam. Nüüd on see aeg, kus tuleb käed ära pesta ja siis hakkame lahkama. Nii, hakkame siis lahkama. Isas loom, nagu näha, kindlasti ei olnud siin mingit eksitust. Kotid lõikasime ära juba. Peenis läheb ka kärusse. Nii. Ja siis esimene. Nüüd ma otsin teramanuaa lihtsalt. Esimene lõige tuleb siit. Ja nüüd tuleb, pöis on täis, tagant lahti lõigata, eks ole. Lõikate sellest soolika lahti siit ja siis tõmbate siit ette. Nii. Soovitatavalt nii kaugele, et saaks ta rippu. Et siit tulev sodi voolaks siis mööda seda külge mitte alla, vaid lihtsalt vajuks. Vaatame kohe. Nii. Ja nüüd siis lõikega edasi. Nii kaua, kuni tuleb see luu vastu siit, mis on see koht. Ja nüüd vajub juba kõik iseenesest. Tõmbate natuke siit käega kaasa. Et just tähtis on see, et see pärasoole ots jääks siia rippu, et see midagi ära ei rikuks. Nüüd ma lõikan käru alla siia. Tõmbame käru alla ja laseme siis vajuda sellele käru peale. Natuke aitame noaga kaasa. Siis vaatame juba kopsud, maksad asjad üle. Lõikame kõri läbi. Ja põhimõtteliselt ongi olemas. Nüüd läheb siia rippu. Kui lõigata siit see vahelihas läbi, siis ta kukuks kotsi ära, aga ma ei taha seda teha, ma tahan siit saada südame kõigepealt. Väga hea reklaam avatud taludele. Süda. Väga ilus terve süda. Läheb ämbrisse. Kops. Kops aitab inimesele süüa ilusti. Kui teha mingit toitu paned mingi toidu sisse. Aga mina lõikan ta koertele. Sest tegi ei ole nii väärtuslik minu jaoks. Sest koerad tahavad ka süüa siiski. Maks on väga ilus. Ei ole parasiite maksas, mis on alati hea näitaja. Vahel neil on siuksed maksad täppe täis valgeid. Hakkame siis, mina lõikan siit liha maha lihtsalt, nagu te juba aru saite. Et kõigepealt need suured küljed. Kuna ma ütlesin, ma teen tervest lambast takkliha, siis kuidas nüüd öelda viidata? Lõiked ei ole ilusad või ei pea olema ilusad selles mõttes, et ta läheb niikuinii läbi hakklihamaasina, siis siin ei ole mingit reeglid, et lõikaks mingid ilusaid tükke. No nii, sükene töö ja sükene tulemus, siis Muffin juba värib konte, mis on talle tegelikult mõeldudki. Nii, ämbritäis liha on siis täiesti puhas liha, mis läheb läbi hakklihamaasina. Siis lõikasin ära veel ribid, mis lähevad ahju ja ongi olemas. Siin on muidugi sisikond, nahk. Nahaga ei ole suurt midagi teha, sisikonnad asjad ma siiski kasutan ära, kas panen vaglafarmi või lähevad üldse loomade toiduks kohe. Ja siis üks kops, mis ka jääb koertele. Kopsuga ma ei tee midagi. Vot, selline töö ja
nagu ma ütlesin, see ei ole nagu ilus tegevus selles mõttes, et või meelistegevus mulle. Ei lähe ühtegi tapupäeva mööda niimoodi, kus ma ei lõikaks endale kuskile sisse terava noaga. Ja ma olen tähendanud seda, et ükstapuha kui hästi ma proovin, siis hiljem ma ikkagi lõikan kuidagi näppu. Ehk siis see on niisugune, tundub, et enda verd peab ka alati andma, kui mingi loom saab kuidagi teise ilma saadetud, et selle vastu ei saa. Vähemalt mul on niimoodi. Vot, see raske töö tehtud, nüüd teeme väikse lõuna ja siis lähme Makena puuri juurde ja vaatame, mis seal saab. Nii, tundub, et ehk ei hakka praegu rohkem sadama, aga näitan teile, et ega ma ei ole ka laisk vahepeal olnud. Makena puur on saanud endale tegelikult võrgu peale. Põhimõtteliselt kõik küljed, mis tulevad võrgust, on võrk olemas. Nii peal kui küljed. Siin on praegu tegelikult ainult sellised nagu niinimetatud plekikruvid, aga siia ma löön haagid peale, sellised, et need on tegemata, aga ma mõtlesin, ma löön haagid siis, kui kõik võrgud on pandud, siis ma saan panna 2 ühe haagiga põhimõtteliselt kinni. Vot, ma põhimõtteliselt võrk on olemas ja see tähendab seda, et tegelikult ta saaks siia sisse juba panna, et need kruvid hoiavad ka nagu väga hästi. Nii, siia tuleb siis uks, eks ole. Siia üleval on võrk ja siia tuleb siis see uks, kust mina hakkan sisse käima. Nii, siin on 2 külge või 2 lahtrit, mis ei ole saanud siis võrku endale, siia läheb siis laudsein ja siia taha tuleb siis maja talle. Ja kuna ma tahan seda laudseina selle maja jaoks ära kasutada, siis ma ei hakka võrku raiskama siia võrku panema. Aga nagu näete, pealt on kõik kaetud, seest on kaetud, kui siin sees ring käia, siis on tegelikult väga suur puur. Ma ei ole nii suurt puuri kunagi varem ehitanud. Siin põllu peal see tundub algus väike, aga tegelikult on päris suur kõrg, et mina ei ulata mitte kuidagi katsuda seda kõrgust. Et vägev. Nii, ja sellega seoses, kuna mulle lubati lauad alles reedel, ehk siis homme, teie jaoks siis sel päeval, kui video tuleb, siis mul ei ole muud teha, kui et ma valan ära siis selle, ma panin juba see kast on tehtud, siia kui segu läheb ja augud on kaevatud, tuleb samamoodi nagu a la postvundament ka, kuigi ma ei tea, kas see oleks vaja, sest see tuleb hästi kerge laud, väike kuut peale on ju, aga ikkagi kaevasin augud 4 auku, et mis lähevad ikkagi mullagist allapoole ja nüüd see tuleb segu täis valada, et oleks valatud pind ilusti ja kunagi parem puhastada, et teeme korralikult. Ehk siis hakkame segu tegema jälle. Aga tänane plaan on siis see, et ma üritan teistpidi seekord, sest kuna see segu tegemist tuleb siin põllu peal meeletult, siis ma täna plaanin tuua segumasina siia nii lähedale, kui kaugel mul need pikendusjuhtmed ulatuvad, sest see on päris pikk maa ja üritan tuua segumasina siia, vean tsemendi siia, vean vee siia ja siis toon autoga lihtsalt kärutäie kruusa ja siis teen segu koha peal, sest me peame siia edasi ka ehitama hakkama, nii et hakkame siis vaikselt siia poole nihutama neid asju. Ma ei tea, kas te kuulete mind, aga mega tuuline on. Niisugune vaadasid pilvi ka ja siis kisub ikkagi täitsa hirmuga sinna poole, et läheb jälle vihmale. Aga tõin täiteks ära siis siia kivid. Ja kivid siis lähevad, las läheb täiteks. Kasutan vanu asju ära, mida saab kasutada, et oleks siin niisugune vähem valamist. Täiteks kivisid lihtsalt. Panen siia raua ka vahele. Aga kõigepealt ma lapin siia kivid ära. Siis vaatame, palju segu teha saab, eks ole. Tänane plaan on siis natuke teistmoodi. Peame siis kruusa sinna ja hakkame siis seal koha peal segu tegema. Loogist võttes võiks olla lihtsam. Ma ei tea, kas on ka, aga nagu ma rääkisin, segu tegemist on seal palju, nii et küvedame kruusa peale nii palju, kui umbes vaja läheb. 70 labidatäit kruusa käru peal ja lähme sõidame. Ma arvan, et sellest jääb üle, aga miks mitte viia sinna ette juba rohkem, sest me teame, et meil läheb niikuinii seda vaja. No nii. Ma hakkan nüüd siit tagant küljest pihta ja esimene segu, mis on siis tehtud siin platsi peal. Tegelikult hästi tore. Aukudesse ma panen ka segu kõigepealt, aga kivid ikkagi segu sisse. Siin ei ole mõtet raisata sealt tsementi nii väga ja betooni tegemise peale aega raisata. Ja nüüd kivid lapime siia siis. Ma
Võtan iga kivi vahele päris suure vahe ka, et segu saaks kuskile nagu minna. Et seda seob need kõik omavahel ära ka. Ja panen siia raua veel peale ka. Mul on seda võrejääke nii palju, et samu võrejääki igasugused panen siia sisse, et ta ei hakkaks liikuma kuidagi. Kuigi teoreetiliselt ei tohiks hakata, nii et esimene auk on täis. Paneme teised augud ka. Ja me selle järgmiseks siis. Nii, hakkamegi lõppu jõudma. Ja enne vihma, mis on alati hea. Et nagu ma lootsin ühest kotist ja meilist jagus ilusti. Saime hakkama. Paneme selle siia vahel ära ilusti veel ja siit jääb natuke üle ka. Aga midagi ei ole teha. Nüüd on rohkem kui vähem. Iseenesest, kas see, kuidas nüüd öelda, kas see puurimaja peaks olema seest valatud? Tõenäoliselt mitte. Kas ta on parem nii? Ma ei tea. Minu jaoks on, sest ma tahan, et need oleksid sellised stabiilsed. Ja kui siin peal hakkab midagi mädanema lõpuks, siis saan siia peale uue ehitada, et see nagu betoon siin ei mädane. Ja selle üle mul ainult hea meel. Aga enda puhastamise töö teeb ikkagi kõik siukene asi väga palju lihtsamaks pärast. Et kui on näiteks mingi laudpõrand siin all sellel majal, siis teate, see hakkab päris kiiresti tegelikult. Mitte just mädanema, aga ikkagi mädanema ka, sest loomad teatavasti ikkagi teevad oma väljaheiteid ka siia majja sisse. Ja siuksed ammoniaagid ja asjad ikkagi söövad selle puidu päris ruttu ära, nii et ma arvan, et alatud põrand on alati kõige etem. Tada! Ma olen rahul. Seal on niisugune ebatasane koht natukene, aga see on nii vähe. Selles mõttes ma saaksin nagu minna tagasi selle lahtise veega, aga teada, see ei nagu mängi väga rolli. Peas, et me saame siia peale ilusti ehitada ja ta on nagu stabiilne. Vot! Siuk värk. Vot selline põrand siis sellele puurile siia majale tagant poolt. Ehk siia tuleb siis see majake. See tuleb siis põhimõtteliselt sellise katusega, kui ma proovin näidata, siia natuke puuri peale ka. Aga sellise katusega, kõrgust on meeletult siin. Ja siis siia tuleb siis see teine värav lihtsalt meile. Aga siis tal on see talvekorter ka olemas. Et vägev, mulle meeldib see puur, see on väga ilus puur, sest tuleb väga ilus puur. Nüüd muidugi kõige tüütum osa on see, et tuleb ära pesta segumasin, tuleb pesta ämbrid ära, labidad, kõik see värk. Pean kühveldama veel selle kruusa maha. See kruusa ma panen siia kuskil presendi peale, sest valamist tuleb siin küll ja veel. Saab hakata planeerima seda suurt aeda. Ideaalis ma tahaks järgmiseks aastaks seda lahti saada. Ma tean, see pole võimalik, sellepärast, et ma toimetan siin üksinda. Äkki ma saan mingi abilise endale kuskilt lõpuks, aga elu näitab, et siis võib-olla oleks see reaalne plaan. Vot, nii et tükene video. Alguses natukene lambatapu, pärast jälle uute asjade arendamist. Et kindlasti tuleb ka Savikoja videosid veel puhtalt selle pärast, et kui te näete, ilmad on sellised nagu on, vahepeal jooksid kaameraga minema ja sealt tuleb uus vihmapilv. Et teen nii palju kui saa nõues ja siis jälle Savikojas midagi, mõned puurid saab teha kindlasti. Savikojas on valge, seal ei saa vihma, et äkki seal saab ka neid puure ehitada vahepeal. Nii et vaatame. Teie olge senikauaks tublid, näeme juba järgmine video, share'ige, like'ige, jagage selle näe, need videod sõidavad.
natuke endale ka, aga olge tublid ja näeme järgmine kord. Tšau! Ha 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 ha.